Eile jagati Londonis Royal Festival Hallis välja selle aasta BAFTA televisiooni auhindu ning õhtu suurimaks võitjaks kujunes kahtlemata seriaal Adolescence. Noore poisi radikaliseerumist käsitlev sünge draama on tänavu olnud üks enim kõneainet tekitanud Briti telesarju ning pälvis kokku 4 auhinda. Parima meeskõrvalosatäitja auhinna võitis Owen Cooper, parima naiskõrvalosatäitja auhinna Christine Tremarco ning parima meesnäitleja tiitli pälvis Stephen Graham, kes on ühtlasi ka sarja üks loojatest. Parima naisnäitleja auhinna võitis aga Narges Rashidi rolli eest sarjas Prisoner 951. Tegemist on traagilise looga Iraani naisest, kes satub režiimi hammasrataste vahele. Briti telemaailma üks armastatumaid komöödiategelasi Alan Partridge on aga tagasi. Steve Coogan võitis BAFTA parima komöödianäitleja auhinna sarjaga How are you? It's Alan Partridge. Roll, mida Coogan on mänginud üle 30 aasta. I'm stopping, crouching down and asking, how are you? Parima komöödianäitleja naispeaauhinna sai aga Catherine Parkinsons sarja Here We Go eest. Tegemist on sooja perekomöödiaga, mis jälgib ühe täiesti tavalise pere igapäevast kaost ja ootamatusi. We shouldn't be eating tiramisu as breakfast. Why not? Meelelahutussaadete kategoorias triumfeeris Last One Laughing UK, kus tuntud koomikud proovivad üksteist naerma ajada, ise seejuures naermata. Saate üks staare Bob Mortimer tunnistati ka aasta parimaks meelelahutajaks. Not in that dress, princess. Why won't you look at me? Reality formaadi võitis aga The Celebrity Traders, pingeline mäng, kus kuulsused peavad välja selgitama, kes nende seas salaja teisi petab. I want to win, I'm not going to lie, I want to win. Oh God.